ma panen siis selle salvestama ka, et tere kõigile, kes meie juurde siia on juba jõudnud ja võib-olla kes siis hiljem ka liituvad, on ju, et mina olen Jaanika ja Aili mina olen Aili. Tere ka minu poolt. Ja, et võib-olla hästi kiirelt nagu sissejuhatuseks, et mis asi see juhi viis on, et ma eile korraks mõtlesin, et me peaks seda ka rääkima, et võiks öelda, et selles kõiges on süüdi meie armas kaasteeline Olesia, kes eelmise aasta lõpus ütles, et kuulge, et teeks midagi koos, et tal tuli üks selline pakkumine, et selline juhtide programm, et mis te arvate, siis ajas ühe pundi kokku ja siis me vaatasime seda ameeriklaste programmi, mõtlesime, et no ei ole nagu päris nagu meie see programm või miskit. Aga me saime kokku ja siis meil oli kuidagi nii äge energia ja kõik me olime kuidagi nagu ühes suunas ja ühed mõtted, et kuidas seda juhtimiskultuuri ja juhtimist Eestis arendada ja siis me saime kambakesi ka päris näost näkku kokku ja siis läksime nii lendu oma mõtetega ja sellest sündis ka juhi viis ja nüüd me oleme sisuliselt veebruarikuust alates koos käinud ja mõelnud, kuidas seda juhtimist siis Eestis toetada ja arendada ja sellest sündis ka selline juhi viis arenguprogramm. Nii et tänane webinar siis sisuliselt võikski olla üks selline tutvustav webinar, et millega siis Aili seal oma moodulites tegeleb ja millega mina seal moodulites siis tegelen ja mis teemad mind kõnetavad ja võib-olla ennem, kui me hakkame nagu päriselt nagu teemaga pihta, et siis olge kindlasti kaasas, küsige küsimusi julgelt, et nagu me ennem siin ütlesime ka, et me salvestame selle, et selle seminari ja kui sa parasjagu ise ei räägi, et siis on hea, kui mikrofon on nagu mute'i peal, et veel nagu ma ütlesingi, et mul on siin kassid taustaks ja koerad, aga et kui te olete kuskil kontoris, et mingi väline müra võib sisse tulla, et siis oleks hea, kui on nagu mikrofon kinni. Ja püüame hoida siis ka ajast kinni ja lugu pidada teie ajast, et lõpetame siis 12:30. Aga soojenduseks veel sellist asja, et tahaks teie käest teada, et te olete kõik huvilised siin tulnud, et millest te soovite sellel seminaril tegelikult üldse kuulda, mis see kõnetas teid, mis pani teid selle registreerimisnupu peale nagu vajutama, et olge lahked ja kirjutage siia chati, et mis see sinu selline soov täna selle webinaril oleks, et siis hea meelega vaataks, et mis mõtted teid siia tõid. Annan vaja hetkedele kirjutamiseks. Juhtimine ilma juhtimiseta. Soovin kuulda, mis iseloomuomadusi välja toote. Ja, väga põnev. Mis veel? Ma korraks küsin, et Annika, et mis sa mõtled, et iseloomuomaduste kohta, et ma tooks välja, et päris huvitav nagu mõte, et kui sa oleksid hea ja kommenteeriksid. Praegu ei tule. Inimeste juhtimine. Nii. Hetke endale on ka muidugi väga tore, Lea. Et aeg ise endale teiste seltsis on ju. Meil on siin veel inimesi, vaatame, mis siin veel kirjutatakse. Sissevaade iseendasse. Ja Kerli kirjutab ka, et kuidas keskenduda tugevustele, mitte nõrkustele, mida me kipume tegema. No sellest Aili kindlasti teile räägib. Ja, sellest kindlasti räägin. See on see Aili kirg. Tema teile kindlasti rohkem jagab ja üldse juhi viis programm laiemalt. Väga tore, et tahate meiega tutvuda. Ääretult armas. Meil on ka puhas rõõm teiega tutvuda. Aga kirjutage veel siia, et siis võib-olla ongi, et sa tahtsite tutvuda, et siis võib-olla teekski nagu sellise tutvustuse teile. Et võib-olla ma alustan siis kõigepealt ise ja annan otsa Ailile ja Aili saab oma teema siis üle võtta, et mina olen siis Jaanika Rannula ja
minu jaoks on alati keeruline iseendast rääkida, sest ajalugu on juba nii pikk, et mida sealt siis täpsemalt välja tuua, on ju, aga võib-olla seda, et ma olen ise 15 aastat juht olnud ja ka rahvusvahelises ettevõttes tegelenud juhtimisega ja viimased sellised 4 aastat siis tegelenud enda ettevõtte arendamise ja kasvatamisega ja selles ettevõttes ma siis tegelen ikkagi põhiliselt istudes 3 taburetil, millel on 3 jalga, et on coaching, supervisioon ja juhtimiskoolitused, nii et see on minu põhitöö, ma ei tee seda mingi teise töö kõrvalt ja selline viimane suur väljakutse oli kevadel strateegilise juhtimise magistriõppe lõpetamine Tartu Ülikoolis, kus ma siis tegin oma magistritööd ja sain marineeruda korrelatsioon analüüsis mitu kuud, nii et juuksed kukkusid peast ära, nii et see oli selline suur töö ja praegu on ääretult hea tunne, nii et see võib-olla nagu selline pidev õppimine minu selline üks suur iseloomuomadus, et kogu aeg ma uudistan kuskil koolitustel ja seminaridel ja võib-olla ka selline väike sissejuhatus või tutvustus, et olen teinud ka selliseid fotodega arengukaardid, et osad teist siin on kindlasti neid näinud ja vist kasutavad ka, et see on selline võib-olla minu selline kiire tutvustus, nii et aga kes tahab rohkem tutvuda, võib alati suhelda ja ühendust võtta ja võin pikemalt enda kohta rääkida, nii et võib-olla Aili, annan otsa sulle üle. Aga aitäh, Jaanika. Mina siis Aili Nurmeots olen igapäevaselt täna juhtimiscoach ja ka Gallupi tugevuste coach ja kogu see tugevuste teema on minu suur kirg ja teema, millega mulle viimastel aastatel väga meeldib tegeleda ja seda just eelkõige seetõttu, et kuidas siis leida üles need inimeste loomupärased anded, neid tugevusteks arendada ja ka tuua siis igapäevaselt fookus nendele. Ja ma näen, kuidas, kui selle teemaga aktiivselt tegeleda, siis kuidas inimesel tõuseb enesekindlus, kuidas ta muutub tulemuslikumaks ja kuidas ka meeskonnad siis läbi selle muutuvad siukseks kokku töötavamaks ja nende vahel on vähem konflikte, et see on see, mis mind nagu väga innustab ja see on see, mille pärast ma seda tööd teen. Aga natukene ka siis minu taustast, et mul on üle 20 aasta endal juhtimiskogemust. Ma tegelikult kunagi, loomulikult olid seal ees ka mingisugused ametid, olin büroojuhataja ja siis sai ühel hetkel minust tegevjuht küllaltki noorena, et tegin seal oma vead ja omaga hästi tegemisi sellel ajal ja pidasin seda tegevjuhi ametit ka küllaltki kaua, kuskil isegi 8-9 aastat ja tundsin, et see inimeste arendamine on tegelikult see minu kõige suurem kirg. Läksin Tallinna Ülikooli õppima organisatsiooni käitumist ja mõtlesin, et personali juhtimine on ju tegelikult hoopis tükis nagu see, mida ma nagu päriselt tahaksin teha, sest see suur vastutuse koorem tegevjuhina oli tegelikult mind juba päriselt ära väsitanud. Ja nii siis ma olin mitmeid aastaid siin erinevate suurte ettevõtete personalipartner, personalijuht ja nüüd siis olen leidnud enda tee ikkagi päriselt ainult inimesi arendades ja coachin ja koolitan igapäevaselt, nii et see on minu teekond siiani olnud. Aga läheme siit edasi teemasse. Aga mina siis täna räägin teile natukene lähemalt tugevustel põhinevast juhtimisest ja ma tahaksin alustada tegelikult sellest, et ma küsin teie käest, mida teie näete siin slaidil ja kirjutage palun chati, et mis te näete siin slaidil. No nii, liitmine, mis veel? Õiged vastused, numbrid, mis veel? Matemaatilised tehted. Üks vastus on vale. Nii, väga hea. 1 + 1 on rohkem kui 2. Väga head vastused. Inimeste arv korrutatud tegevuste arvuga, suuri arve on tore vaadata.
väga originaalsed vastused. Kui kellelgi tuleb veel midagi, muudkui lisage. Ma tegelikult ootasin siit seda vastust, mis tuli ka üsna ruttu, et üks vastus on vale. Ja tegelikult mul on suur rõõm näha ka seda, et tegelikult tuli ka vastus, et on õiged tehted siin selle slaidi peal, et just nimelt, kui ma seda slaidi näitan koolitustel, siis väga tihti esimene vastus on see, et üks tehe on vale, aga väga harva tuleb nagu seda vastust, et 3 tehet on tegelikult õiged. Ja selle taga on tegelikult seesama nii-öelda meile sisse programmeeritud nii-öelda mõtteviis, et kui te mõtlete ka selle peale, et me koolis, kui me oleme kõik käinud, siis muudkui õpetaja parandab ja tõmbab maha ja et mis on valesti, mitte ei anna pigem nagu tagasisidet selle kohta, et 90% oli õige ja see oli sul hästi ja nii edasi, et meil juba koolides minnakse rohkem nii-öelda selle tagasisidestamise peale hindamissüsteemides ka, aga see aeg, kui meie käisime koolis, siis oli pigem ikkagi see keskendumine sellele, mis ei ole õige. Ja tänu sellele me keskendume tihtilugu ka iseendas sellele, mis on valesti, mis vajab arendamist, mitte sellele, milles on tegelikult meie tugevused ja mida me tegelikult teeme väga hästi. Ja lähme siit edasi, et kuskil juba 10 aastaid tagasi Gallupi psühholoog Don Clifton hakkas siis mõtlema selle peale, et mis juhtuks siis, kui me pigem mõtleksime sellele, mis inimestes on hästi, selle asemel, et otsida nende puuduseid ja arenguvajadusi. Ja ta jõudis tõdemusele, et tegelikult inimestel on üsna keeruline tuua välja, milles nad head on. Et me oleme, kui te mõtlete iseenda peale, et kas te oskate kohe välja tuua näiteks 10 asja, milles mina hea olen, mis on minu tugevused. Olen olnud personalijuht ja tean seda, et kui sa küsid seda küsimust tööintervjuudel, et mis on sinu tugevused, siis tihtilugu tuuakse välja hoopis oskuseid, mingeid kompetentse, et see ei ole nagu pigem nii-öelda isikuomadustest, et milles mina tugev olen, seda osatakse pigem vähem välja tuua ja me oleme pigem ka sellised tagasihoidlikud ka oma loomult, kuna me oleme eestlased, et me ei taha iseennast väga kiita. Ja kui me mõtleme selle peale, et tegelikult need meie kõige suuremad tugevused on midagi sellist, mida me teeme nii loomuomaselt, siis me tihtilugu ise neid lihtsalt ei märka. Ja seetõttu Don Clifton siis hulga teiste teadlastega hakkas välja töötama sellist isiksuse testi nagu Cliftoni tugevuste leidja. Ja see siis mõõdab sinu loomupäraseid andeid 34 erinevas valdkonnas, ehk et siis teadlased uurisid, et mis siis on need nii-öelda inimese loomupärased käitumisviisid ja kuidas neid on siis võimalik kuidagi nii-öelda gruppidesse jagada ja jõudsid siis tulemuseni, et on 34 erinevat nii-öelda annet ära kirjeldatud. Aga selleks, et te saaksite aru, mis asi see loomupärane anne on, ma tahaks teha veel mõned näited teiega koos. Ja nüüd jälle ma palun, et te kirjutaksite chati, kui sa tunned iseennast ära. Kas sina oled seda tüüpi inimene, kes liftis, lennukis, kaupluses või kõikjal, kus sa käid ja on võõrad inimesed, kas sina hakkad võõraste inimestega juttu rääkima? On see sulle loomuomane? Näed, üks juba tuleb, tema. Oh jaa. Kaspar ei ole seda tüüpi inimene, vägagi, vahel tõesti ja rohkem kui peaks. Kui see on sinu loomupärane anne seda teha, siis jumala eest tee. Ei ole. Et väga tore, et see oli üks näide, võtame veel paar näidet. Järgmine näide, et kirjuta nüüd mina chati, kui sul on kalduvus, kui sa ootad lifti, siis meenutada sellele lifti nupule nagu mitu korda, et sa juba ootad ja sa nagu lift ei tule ja siis sa muudkui vajutad, kas ta ei saa juba aru ükskord, et ma ootan siin. Et kas sina oled seda tüüpi inimene? Mina pean siin nüüd ka käe tõstma, et mina olen, et ma olen natuke kärsitu oma loomult ja ma nagu tahaks hirmsasti, et see lift juba tuleks, et kaua võib. Nii, ei, jaa. Kirjutage veel chati. Jaa, ikka. Väga vahva. Võtame veel ühe näite ja siis ma teen sellest kokku, et
järgmine näide siis selline, et kas sina oled seda tüüpi inimene, kes teeb neid nii-öelda to-do liste, vaja teha nimekirjasid ja jääd nendele kindlaks isegi nädalavahetustel, et neid võib nagu osadeks ka jaotada, et ma tean, et ma olen saanud palju vastuseid, et jah, ma teen to-do liste, aga ma nädalavahetustel ei jää nendele kindlaks, aga kirjuta, et kui sa oled see to-do listi inimene, siis kirjuta, kas sina oled, tunned iseennast ära ja teen pidevalt ja jään kindlaks. Väga tore, väga tore. Ja list on olemas, aga olen paindlik ja mis veel? Teen, aga ei jää kindlaks. Mis veel? Teen ja muudan pidevalt. Väga äge, et teeme siit siis väikese kokkuvõtte, et mis see loomupärane anne siis on, et siin veel mõned vastused tulevad, et teen vähem liste, veel ei ole jõudnud selleni, et teha mitte liste. Aga teeme siit siis kokkuvõtte, et mis see loomupärane anne on, et tegelikult on asi väga lihtne, et loomupärane anne on see sinu igapäevane mõtlemis, tegutsemis või siis suhtlemisstiil. Ja me tihtilugu, nagu ma ütlesin, et me ise seda ei märka, et see on meie loomupärane anne ja ma nende samade näidete baasil, mis ma siin tõin, et see liftis jutu alustamine, et käitumisena on see siis pingutusteta vestluse alustamine ja seda on siis andena kirjeldatud selles Cliftoni tugevuste leidjas kui teiste enda poole võitmine. Et mõtle selle peale korra, et kui sa suudad alustada igal pool pingutusteta vestlust, siis järelikult sa suudad ju väga lihtsalt teisi enda poole võita. Et see on üks sinu nii-öelda andeid. Ja ma tean, et see sõna anne vahel nagu tekitab sihukest nagu resonantsi, et mis anne või mis andekas mina nüüd olen. Et kui sa nagu ei pööra tähelepanu nii väga mitte sellele sõnale andele, vaid see on selline sinu loomulik käitumisviis, ja mitte kõik me ei ole ju ühesugused, et igal ühel on see oma anne, mismoodi see temal väljendub. Ja kui me võtame näiteks, Jaanika, sa tahtsid midagi küsida? Ja, mul tuli kohe mõte vaata nagu, et me oleme nüüd siin aasta aega siin kambakesi üksteise nurkasid lihvinud on ju ja üksteist tundma õppinud ja sa tegid mulle ka selle testi on ju ja minul tuli see, et number 1 oli see strateeg on ju, aga üks asi on ka minul see achiever on ju, see saavutaja. No ja siis mina olen see kärsitud tüüp kogu aeg on ju, kes teeb mingit õhutut plaani ja teeb asjad kogu aeg ära. Ja siis tuli see, et ühest küljest see on minu see loomupärane anne ja et võiks öelda, see on nüüd tugevus, aga samal ajal, kuidas see nagu mõjub teistele, vaata, siit tuleb ka see minu vajadus, et keegi peab punktuaalne olema, teeme asjad ära on ju, aga kui nüüd keegi on see vastupidine, ei ole see lifti nupu see vajutaja, vaata, et kuidas see minu tugevus siis tegelikult võib teisi mõjutada? No vaata, see on, kuna siin slaidil on ka toodud välja, et loomupärane anne ja tugevus ehk et mis on nende kahe asja erinevus on see, et üks on see loomupärane käitumisviis ja ta on pigem nagu nii-öelda teadvustamata ehk et sa teed midagi nii loomulikult, et sa ei ole sellele oma tähelepanu toonud, sa ei ole endale teadvustanud, et see on minu loomupärane anne ja kui sa sinna nii-öelda aega pühendad, et sa teadvustad, võtad omaks ja ka arendad teda, siis ta muutub sinu tugevuseks ja arendamine võib tähendada seda, et ühest küljest, kas ma keeran peale, et ma ei ole oma seda loomupärast annet võib-olla osanud igal pool ära kasutada või ma keeran teda maha ehk et igal tugevusel võib olla ka see oma pime ala, et sa tõmbad kuskil kohas nagu üle võlli, et jällegi see loomupärane käitumisviis, kui ta on teadvustatud, ta on ka pime alad enda jaoks nagu lahti mõtestatud, alles siis saab ta avalduda nagu tõelise tugevusena. Et põhimõtteliselt siis tegelikult olles nüüd pidevalt eneseotsingu ja arengu teekonnal, et kui ma olen teadlik, et see tegelikult on minu ikkagi suur ressurss ja minu tugevus, et kõigil seda ei ole ja kui ma kuskil meeskonnas või grupis nagu tegutsen, siis see on see, millega saan mina nagu panustada sellesse gruppi siis või. Aga oluline on see doseerimine siis, olla teadlik sellest, et kuidas ma võin läbi selle tugevuse teistele mõjuda ja see võib olla ainult minu vajadus on ju. Et see teise vajadus ei ole siis, on ju.
just nimelt, et sa paned tähele seda, et kui minul on see tohutu vajadus asju ära teha, et asjad liiguksid, et asjad saaksid tehtud, siis kellelgi teisel on hoopis teised vajadused. Et läbi nende tugevuste sa saad ka endale teadvustada, mis on see, mida mina vajan, ja kui sa teed seda meeskonnas, et sa näed ka teiste meeskonnaliikmete tugevusi ja vajadusi, siis sa oskad ka nagu tasakaalustada seda, et ma näen, et ahah, et minul on see tugevus ja vajadus, mina toon siia meeskonda seda nii-öelda drive'i, et teeme asjad ära, aga mõne teise jaoks on hoopis oluline selline harmoonilisus, sellised head suhted, et see ei ole tema primaarne selline nii-öelda käitumisviis, et sa pead oskama meeskonnas ka arvestada sellega, et kellel mis vajadused on ja kes on milleski tugev, mida tema meeskonda toob. Mul tekkis kohe nagu huvi, et mis teised, kes sind kuulavad, mis mõtted teil tekkisid sellega seoses. Te võite ka rääkida kõva häälega, et kas kuidagi kõnetas või resoneerus teiega, et tuli midagi välja, et mul on ka mingi tugevus, mida ma ei oska doseerida või? Ja võib siia alla chati panna või siis mikrofoni maha võtta ja kommenteerida. Praegu ei tulnud. Aga ma korra veel toon siia tähelepanu, et minu käest on küsitud ka, et mina aitan siis teadvustada loomupäraseid andeid ja tugevusi läbi selle Cliftoni tugevuste leidja. Sest ja seda just sellepärast, et ma olen märganud, et inimestel endal kirjeldada oma loomupäraseid andeid ja tugevusi on üsna raske. Mis ei tähenda seda, et see ei ole võimatu ilma seda testi tegemata. Et kui sa hakkaksid ise ennast jälgima, et mis on need tegevused, mis mulle energiat annavad, mis on need tegevused, mis mult energiat võtavad ja mis on need asjad, mida ma tegelikult üldse ei taha teha, ma lükkan neid edasi, siis võt selle baasilt sa juba tegelikult hakkad välja raalima, et kus need minu loomupärased anded on. Ja sealt siis edasi minnes hakata võimendama neid asju, mis sulle tegelikult energiat annavad, siis läbi selle sa oled ise parem inimene, su produktiivsus kasvab ja sa tunned, et sa oled rohkem rahul oma eluga. Kas kellelgi on siin kogemust, et mina ise näiteks alustasin niimoodi, et ma jälgisin seda energia liikumist, et mis mulle siis energiat annab ja mis mulle energiat võtab ja minu jaoks töötas ka see väga hästi. Aga mulle tundus, et ma ikkagi tahan mingisugust teaduspõhist lähenemist veel sellele ja siis see tugevuste leidja test kinnitas põhimõtteliselt nagu neid asju, mida ma olin juba iseenda jaoks välja raalinud, mõned asjad pani sellisesse nii-öelda teise nurga alla ja aitas mul veelgi rohkem siis seda fookust tuua iseenda tugevustele. Annika siin kirjutab, et tal on kogemus, et kas Annika oleks valmis natukene ka jagama, et mis see tema kogemus siis selles vallas oli. Tere, kas ma olen kuulda? Ja, sa oled täiesti kuulda. Väga hästi. Kunagi mina arvasin, et mina ei hakka kunagi ettevõtet juhtima või ettevõtet endale tegema, sest mulle tundus see vastutuse võtmine nii hirmus asi, aga nüüd maikuus sel aastal lõpetasin palgatöö ja asutasin oma ettevõtte. Nüüd olen terapeut ja ise oma aja peremees ja juht, et jah, täpselt neid iseloomuomatusi arendades siis on kõik võimalik. Väga äge, aitäh sulle Annika jagamast. Aitäh. Kas keegi soovib veel antud hetkel jagada või on mingeid küsimusi tekkinud siiani? Aga kui ei ole, siis liigume järgmise slaidi juurde. Ja kui nüüd kuidagi kokku võtta, et mis see tugevustel põhinev juhtimine siis on, siis ma täna püüdsin tõesti olen püüdnud siin 10-15 minutiga rääkida ära seda, et mis on selle asja olemus, aga tegelikult kuluks selle peale oluliselt rohkem aega ja see tugevustel põhinev juhtimine, siis mis ta on tegelikult seesama mõtteviis ehk et kuidas ma siis toon oma fookuse juhina iseenda tugevustele ja teiste inimeste tugevustele ja kuidas ma märkan pigem neid positiivseid asju, mis minu ümber toimub, kui seda, mis ei ole tehtud, mis on valesti ehk et nagu selle mõtteviisi juurutamine on siis samm 1.
Eneseteadlikkus juhina, siin on siis toodud pildina ka näited sellest tugevuste leida raportist, et need on väga põhjalikud, 25 lehekülge, annavad sulle ka soovitusi, mida sa võiksid veel teha, mis on need sinu pimealad ja selle nii-öelda lahti mõtestamine enda jaoks on kindlasti üks hea viis, kuidas sa saad eneseteadlikkust juhina kasvatada. Meeskonnaliikmete sügavam tundmine, nagu te näete siin ka pildina, et kõik need 34 tugevust siis ka panna nii-öelda omavahel võrdlusesse, et sa näed, et minu ühtedel meeskonnaliikmetel on ühed vajadused, ühed tugevused, teistel teised ja kuidas need nagu kokku omavahel kõlavad. Et see lisab veel kord siis nagu meeskonda sellist nagu sügavust, ma julgeks öelda, ja meeskondades tekib selline nagu täitsa teistsugune arutelu, et kui tavaliselt meeskonnad ikkagi räägivad sellistest igapäevastest asjadest, siis kui meeskonnakoolitustel me jõuame sinna osasse, et mida mina meeskonda toon ja mida ma vajan, siis tekib selline nagu selline väga aus hetk, kus tõepoolest julgetakse ka väljendada seda, et mis ma siis nagu tegelikult vajan ja võib-olla ma olen ennast selles meeskonnas nagu pidevalt alla surunud, aga annab siis võimaluse ka rääkida sellistest teemadest, millest nagu igapäevaselt võib-olla ei julgeta või lihtsalt ei osata rääkida. Ja loomulikult võimestamine ja tunnustamine ehk et läbi selle, et sa keskendud sellele, mis on inimeses juba hästi, mis on tema tugevus, et läbi selle sa juba võimestad teist inimest ja igapäevaselt tähelepanu hoides ikkagi sellel, mida ta hästi teeb ja ka tunnustada, teha ka mingisuguseid erinevaid meeskonna nii-öelda tunnustamise üritusi läbi selle, et ma näen sinu tugevusi töös siin ja seal, et näiteks korra kuus mingisugused reeded selle teema peale, et see loob sellist positiivset õhkkonda ja aitab meeskondadel siis näha rohkem seda head ja positiivset enda ümber. Ja kui me siit liigume edasi... Oota, mul tuli üks küsimus sellega, selles nagu peegeldus, et kui sa tegid selle meie nagu grupile vaata ka, et minu arust see nagu aitas nagu hästi palju, mis ma nüüd ka teistes meeskondades tegutsedes, ma näen, kui palju see aitab tegelikult just seda mõistmist nagu suurendada, ja tegelikult see vähendab ka natuke nagu seda konfliktiolukorda, millest mina pärast võib-olla ka rohkem räägin, aga kui ma saan aru, et tema jaoks on see strateegiline mõtlemine nii tähtis, on ju, no siis ma ei hakka teda nagu väänama selle oma mingite nagu mõtteviiside või oma mingi hoiakutega, et minu arust on juhtidele see sinu tööriist nagu hästi hea tööriist, et aru saada, et mis mu meeskonnas nagu toimub ja mis minu enda sees toimub. Ja võib-olla mina sain ka nagu julgust juurde, et aru saada, et aga see on minu tugevus, et see minu loomupärane käitumine, tegelikult see on nagu ressurss, on ju. Ja see on hea, et sa seda välja tood, sest mäletad, et me oleme omavahel ka arutanud seda, et vahel sa ise pead seda oma nõrkuseks, et sa saad nagu pidevalt tagasi, et jälle nüüd Jaanika jälle utsitab siin ja jälle Jaanika tahab seda või teist, on ju. Aga et kui nagu tekib see tunne sinna taha, et nad tegelikult mehed, naised, et see on see, mida mina siia meeskonda toon, see on minu tugevus ja et sa ei tõmbu endasse sellest, et keegi annab sulle mingit tagasisidet, et see ei ole nagu päris nende jaoks võib-olla alati okei, et seda tasakaalu seal otsida ja mitte nagu iseennast jälle nagu maha suruda, vaid ka väljendada iseennast, et selles mõttes jah, mulle ka see tööriist väga meeldib. Aga kui nüüd liikuda sinna, et kui sa nüüd otsustaksid liituda meie Juhi 5 programmiga, siis mida sa saad esimese mooduli lõpuks? Saad teadmise, kuidas tugevustel põhinev mõtteviis sinu organisatsiooni tulemuslikkust saab kasvatada ja tulemuslikkust kindlasti kasvatab. Gallupi uuringud on seda korduvalt ja korduvalt tõestanud, et need meeskonnad, kes keskenduvad üksteise tugevustele, on kordades produktiivsemad. Eneseteadlikumaks juhina, sest me tegeleme väga palju sellega, et mis on siis minu enda tugevused, minu enda pimealad ja kuidas ma saan siis oma tugevusi igapäevaselt võimendada.
teadmisi, kuidas oma meeskonda juhtida tugevustest lähtuvalt, et me teeme seal osalejate baasil nii-öelda näidismeeskonda, analüüsime, mõtleme, kuidas ma võiksin juhtida meeskonda, kui mul on sellised ja sellised inimesed siin meeskonnas. Nii et ka meeskonna juhtimine on meil juba esimeses moodulis tugevalt laual ja räägime ka võimestamisest ja tunnustamisest, et need on need teemad, millega me siis esimeses moodulis tegeleme. Kas praegu on kellelgi veel küsimusi? Kõik mõtlevad oma loomupäraste annete peale, otsivad praegu, mul seal sees toimub. Need küsimused, mis ma enne jagasin, et need on võib-olla need, mille kaudu siis on võimalik ka ise igapäevaselt juba märgata neid oma loomupäraseid andeid, ehk et mis annab energiat, mis võtab energiat, mida mulle igapäevaselt nagu, mis tekitab minust selle tunde, et ma tahan seda teha veel ja veel ja mida ma siis tegelikult edasi lükkan. Aga aitäh minu poolt ja ma annan nüüd edasi Jaanikale. No ma tänan, nii põnev on. Me oleme sellel teemal nii palju rääkinud, et ikka jälle mõtled, et jälle ma doseerin seda, kas vähe või palju aga see doseerimine nagu väga palju seotud ka selle minu mõjuga ja mina küsin teie käest sellise natuke imeliku kiiksuga küsimuse. Et kutsun teid vastama küsimusele chatis, et mis on minu mõju? Lihtsalt, mis praegu teil pähe tuleb esimesena, mis see teie jaoks tähendab? Ei ole õigeid valesid vastused, see, mis seest tuleb praegu, on kõige õigem vastus üldse. Oskan muuta inimeste elust. Luua meeleolu. On see, kuidas inimesed minu ümber tunnevad. Jaa. Toon tasakaalu. Minu kirg. Ja oles ja minu kirest oleme kõik väga mõjutatud. Ja positiivsuse peegeldamine ja heade suhete hoidmine. Jaa. Väga äge, väga erinevad mõtted on ja, Aili, vaata. Ja mina juba panen neid siia tugevuste keelde, et Virgel võib tõenäoliselt olla positivity ja relator kuskil ees otsas. Ma tugevuste keelde panen. Samuti kirglikkus on ja hästi äge. Kirjutage siia veel, et mis teil tuleb on ju, et siin on nagu väga palju selliseid natuke nagu erinevaid asju ma praegu veel ei kommenteeri, sest mul on üks trikk teile veel varuks pärast seda. Aga ma hakkasin siis otsima seda, et seda erineva nurga alt, et see võimestamine, mõju ja kui mul on tugevused teada ja mida see mõju ja mõjusus üldse tähendab. Ja siis ma internetist leidsin hästi huvitava sellise nagu nii-öelda teaduslikuma lähenemise ka, et mis see mõjusus üldse on. Ja oli üks huvitav ettekanne, kus oli lausa nagu ISO standarditesse kirjutatud selline lausa selline nagu, kuidas ma ütlen siis, definitsioon, et mõjusus on plaanitud tegevuste teostatuse ja plaanitud tulemuste saavutatuse määr. Ja mul võttis tükk aega aru saada, mida see nüüd täpsemalt tähendab. Aga siis läks natuke aega mööda ja siis oli, et teha õigeid asju. Ja siis oli seal ka selline nagu huvitav nagu protsess. Ja kui ma nüüd seda nagu nii-öelda lahti kirjutaksin, et mida siis see mõju või mõjusus tähendab, et kui me ennem rääkisime nendest tugevustest, et meil on kõigil need loomupärased anded, tugevused ehk meie ressursid, ka meie need samad hoiakud ja meie kirg ja meie sellised väärtushinnangud, see on kogu meie nagu ressurss, mis meil on. Ja siis me igapäevaselt ju tegutseme, oleme mingites protsessides, teeme mingeid tegevusi. Ja nii enda sees, enda ümber, oma meeskonnas, oma organisatsioonis. Ja nüüd sõltub sellest, et kui tõhusalt ma neid asju teen ja kas ma teen õigeid asju, sõltub sellest, millise väljundiga ma selle tegevuse nagu lõpetan. Ja see väga palju mõjutab seda, et kuidas ma oma seda ressurssi kasutan, kui mõjus see tulemus, see väljund on siis oma eesmärkidele, minu eesmärkidele. Ma toon lihtsalt sellise näite, et näiteks, et mingis organisatsioonis, et
et on juht teinud seesama catch-up, reedesed koosolekud näiteks on ju. Juht mõtleb, et see on väga hea, et ma teen õiget asja, et inimesed töötavad distantsil, saame iga reede nagu kokku, et tund aega on ette nähtud selline koos kohviga nagu chat, et inimesed saavad seal koos olla. Tundub nagu õige asi on ju. Nüüd on see, et juht laseb inimestel rääkida ja laseb ühel inimesel, kes on väga negatiivsete hoiakutega seal, laseb sellel domineerida terve selle koosoleku. Kas see on nüüd heas mõttes mõjus, see koosolek? Ja tõhus? Ei ole, on ju, sest juht lähtuvalt siis kas oma iseloomust või sellest rollist, mis ta seal protsessis võtab endale, laseb sellel negatiivsel inimesel kogu selle nii-öelda koosoleku hõivata ja tegelikult see oodatud väljund, et meil oleks koos hea olla, inimesed tunneksid ennast hästi, seda ei juhtu. Või teine seesama näide, et kui meil on ette nähtud, et see catch-up on näiteks tund aega ja juht ei juhi seda protsessi ja laseb sellel minna 2-tunniseks mokalaadaks, vabandust väljenduse eest. Ehk et iseenesest tundub, et see on õige asi, aga kuna seal puudub protsessi juhtimine ja efektiivsus, tõhusus, siis lõpuks see mõju sellel tegevusel ei ole ka õige. Ja näiteks juht ei ole võtnud õiget rolli, ta ei ole fassiliteerinud seal on ju, ja see tegevus ei anna seda oodatud tulemust on ju. Et see oli siuke nagu teaduslik lähenemine sellele asjale, aga nüüd teeme natukene sellise tundlikuma lähenemise asjale. Et ma jagan teile järgmist slaidi. Kes on kiire, valib siit ühe pildi ja kirjutab chatti. See on esimene pilt, see üks pilt, millega me tegeleme. No, kes valib? Koer. Ma võin öelda, et 9% tuleb alati kas koer või kass. Aga okei, võtame selle koera ja nüüd igaüks kirjutab siia pildi peale, mida see koer sulle tähendab. Mis see koer tähendab sulle? Nii, lahkus. Mis veel? Lojaalsus, sõbralik, sõber, true, danger. Ma olin peaaegu kirjutamas hirm, aga siis ma mõtlesin Ivari 2 nunnu koera peale ja siis tulid nunnud. Ja hea tahtlikkus on ju, et sümboliseerib, vaata hea, et sa selle välja tõid, et see sümboliseerib nagu erinevaid asju, ehk et ühe pildi pealt on võimalik välja lugeda väga erinevaid asju. Kes näeb väärtushinnangut, hea tahtlikkus, kes näeb sellist vajadust, sõber, et mul oleks sõber on ju, et sõbralikkus on ju, kes näeb siin hirmu, kes näeb siin ohtu on ju, et äkki ammustab. Ükskord üks inimene kirjutas väga hästi, et õudne vaev, kohustus. Et see on nagu vajadus või nagu sa tunned, et see ei ole sinu vajadus kellegagi tegeleda, kellegi eest hoolitseda on ju. Et selle pildiga mängimine, see näitab seda, et me inimestena oleme väga-väga erinevad ja me hoolime väga erinevatest asjadest. Meil on väga erinevad vajadused, meil on väga-väga erinevad väärtushinnangud ja väga erinevad ootused. Et samamoodi, kui me meeskonnas inimestega suhtleme, siis ma näen seda inimest kui pilti, on ju, ütleme nii, et see koer sümboliseerib näiteks Ailit, on ju, ja siis mul on mingi ootus või mingisugune arvamus, et mida ma Aililt nagu ootan või et kuidas Aili võiks tegutseda, kuidas Aili võiks nagu pühenduda asjadesse näiteks, aga see kõik on nagu tegelikult minu enda isikliku persooniga ju seotud, on ju. Ja kui siit edasi minna, siis kunagi paar aastat tagasi ma käisin ühe organisatsiooni supervisiooni koolitusel ja saksa professor rääkis hästi kihvti teooria ja see on mind väga-väga palju kõnetanud. Et olles teadlik oma ressurssidest, mida teadlikum sa iseendast oled, seda paremini oskad ka sa oma mõju tegelikult juhtida ja nagu Aili selles osas rääkisime, aga seda paremini oskad seda mõju ka doseerida. Aga see mõju koosneb sisuliselt, sina oled nagu üks kolmnurk ja sina kui inimene, sul on kolmnurgas nagu oma nurgad ehk et see üks nurk on sinu persoon, sinu loomupärased anded, sinu tugevused,
sinu hoiakud, sinu uskumused. Noh, näiteks, et ma olen hästi selline saavutustele orienteeritud, mul on selline tugevus, et ma teen asjad ära, onju. Ma olen suht kärsitu, onju, mulle meeldib to-do-liste teha, onju, et see on minu persoon, ma olen hästi aktiivne suhtleja, et need on need sinu loomupärased anded, mis mingil hetkel siis nii-öelda paistavad rohkem välja või paistavad nagu vähem välja, onju. Siis, kui me räägime töö kontekstis inimesest, siis meil on kõigil ju töö juures mingisugune funktsioon. Kas sa oled juht, oled sa assistent, oled sa spetsialist, on, ja sul on mingid tööülesanded ja eesmärgid. Ja lähtuvalt sellest sa ju tegutsed oma kompetentside ja kogemuste baasil, on. Ja see on sinu funktsioon, mis jällegi mingites erinevates situatsioonides, kas tuleb rohkem esile või tuleb nagu vähem esile, on. Kui palju seda nii-öelda tajud, oled teadlik sellest, et noh, näiteks, et minu kompetents, minu kogemus, et ma olen seda teinud a la 15 aastat juht olnud, on, ja ma kasutan seda teadlikult kui ressurssi, on. Kõige põnevam ja huvitavam osa sellest minu arust on see, kuidas me võtame ja meile antakse erinevaid rolle. Et sa võid juht olla, aga juhi nii-öelda siis selles funktsioonis, noh, vahest ütleme, üks klient väga hästi rääkis ükskord loo, et no ma lähen oma meeskonna ette ja siis ma taipan, et ma olen samasugune nagu kanaema, nagu ma kodus oma 3 tütrega olin. Hommikul aitasin nad kõik riidesse ja siis ma läksin tööle ja hakkasin oma töötajaid edasi aitama. No kuidas see roll nagu mõjus, on ju? Tuleb nii tuttav. Või tuttav ette, jah. Või on nagu, on inimesed, kes, et ma olen ülemus, on ju, noh, see võimuvajadus, et ütleme, et kes on sellised väga domineerivad isiksused ja tema jaoks on võimu omamine, autoritaarsus, autoriteet väga-väga tähtis, siis tema on võtnud selle nii-öelda ülemuse rolli ja tema mõjub oma rollis hoopis teistmoodi. Ja mõnikord on ka see, et meile antakse mingid rollid. Mul on selline huvitav nagu näide selle kohta, et üks IT-spetsialist, kes läks ühte meeskonda, oli koosolek kohe, et meil on vaja suvepäevad korraldada, kes aitab, ja siis tema sai korraldaja rolli endale, talle anti see, on ju, ja siis hakkaski see tulema laviinina, et tee siis see talvepidu ja sügispidu ja korralda seda ka, aga mis on IT-spetsialisti iseloomulikud anded? Nad on tavaliselt introverdid, on ju, nad ei ole väga suured suhtlejad, on ju, ta tahaks arvutis nokitseda ja siis ta sai endale selle rolli ja 3 kuu pärast läks ta sealt meeskonnast minema. Ja siis, kui tehti lahkumisvestlus, siis küsiti ta käest, et miks, aga ma ei saanud täita oma funktsiooni, mille pärast ma siia ettevõttesse tulin, on ju. Mulle anti see roll ja ma pidin kogu aeg tegema asju, mis minu jaoks on nagu ebamugavad. Et see on nagu see, et kuidas me nagu mõjume ja mida teadlikum ma olen sellest oma kolmnurgast, seda lihtsam on mul oma seda mõju jälgida ja seda nagu doseerida. Et ma toon siin veel... Jah, räägi. Kas ma tohin nüüd kommenteerida, et mul nagu tuli nagu selle sinu näite puhul nagu kohe see, et kui inimene oleks tegelikult nagu teadlik, et millest ta tegelikult hea on ja milles mitte, ehk et siis millest tal on need tugevused ja milles mitte, siis miks ta oli nõus üldse võtma seda korraldaja rolli, kui ta tegelikult nagu ei tunne ennast selles mugavalt. No võtta, ega see on ju rolli, on nagu see võtmine ja andmine on ju käivad ju alati käsikäes, eks? Ja, aga siin võib ollagi see tema iseloom, see persoon, et ta on tagasihoidlik, ta läks esimest teist päeva sinna tööle, ta tahtis nagu kuidagi nagu kuuluda sinna, sisse sulanduda ja siis ta nagu ei julgenud ei öelda, võttis selle nagu vastu. Ehk et jällegi nagu see iseloom, see persoon mõjutas teda selles hetkes, vaata. Et ma toon siin ühe selles mõttes näite, et see punane ring on nagu üks organisatsioon, see võib olla ka üks meeskond, on ju. Ja seal meeskonnas on siis kas organisatsiooni juht või meeskonnajuht ja see meeskonnajuht on täpselt samamoodi nagu üks kolmnurk, on ju. Kõikide nende oma persooni omaduste, funktsiooni, ülesannetega, oma kogemustega ja siis endale võetud või antud rollidega. Ja siis tal on nagu meeskond, kes on samamoodi, on sul siis personalijuht, tootmisjuht, finantsjuht, kes iganes tal seal meeskonnas on ja, või on siis punt spetsialiste, kes on täpselt samamoodi sellised kolmnurgad. Ma toon siin ühe sellise näite, et finantsjuht, kelle ülesanne on olla väga täpne, maksta maksud õigel ajal, teha korrektset lepingud, on ju, suhteliselt ikkagi see, ta peab olema suht punktuaalne ja täpne inimene, on ju, oma persoonilt ju iseloomuomadustelt ju ka.
aga siis tal on juht, kes on selline, aega on, küll ma teen selle, selline suht selline, ladna olemisega, ei ole vaja nagu väga täpselt ajast kinni pidada ja siis kujutate ette, kui raske on nendel omavahel suhelda, kuidas need konfliktid saavad nagu alguse, on ju. Et või keegi võtab nagu mingi rolli, et ta on olnud ennem juht ja läheb hoopis teise nagu spetsialisti positsioonile ja ei tule sealt rollist välja näiteks, on ju. Mul on siin üks näide, kui ma tohin jagada, et kui mina tegevjuhi rollist liikusin personalijuhiks ja see oli minu jaoks nagu hästi teadlik valik, ma ise väga tahtsin seda sellisel viisil teha, siis ma märkasin alguses, et ma olin ikkagi oma nii-öelda vanas rollis nagu ses mõttes kinni, et ma kippusin vaatama asju laiemalt, kui personalijuhtidel tavaks on. Kippusin sinna nii-öelda juhtide nii-öelda mängumaale ja natukene isegi nagu kärsatasin nagu läbi ennast sellega, et tajumata nagu seda, et mis on tegelikult täna minu roll ja mida ma täna tegema pean, siis see liiga lai nii-öelda vaade oli kindlasti juhtidele väga suureks abiks, aga teisest küljest ühel hetkel ma siis sain aru, et ma pean tooma oma fookuse tagasi nagu sinna, et kus see minu roll siis täna ikkagi on. Või et näiteks, kui seda sinu näidet siin nüüd vaadata, on ju, et kui juht vaatab sinu poole lähtuvalt sinu funktsioonist, on ju, ja siis tal nagu tekib nagu täielik error, et oot, kuhu sa trügid nüüd, see on minu mängumaa. Tegele oma asjadega. Ja sa mõjud nagu hoopis nagu, sa võid ka mõjuda talle nagu ähvardavalt või kuidagi nagu ohuna vaata, on ju. Et tal võib tekkida tunne, et oot, sa tahad minu kohta endale saada. Mis mõtled, mis teed siin, on ju. Sinu ülesanne on see, tegele sellega vaata, on ju. Et see nagu see meie mõjusus ja see olles teadlik oma ressurssidest, oma isikuomadusest, oma vajadustest ja oma väärtushinnangutest ja uskumustest, et kokkulepetest peab kas või kinni pidama, on ju, või punktuaalsus või täpsus, on ju. Et kui palju ma näen meeskondades seda situatsiooni, et üks inimene, kes on nagu väga selline rutiini, ta armastab rutiini, ta armastab täpsust, nii-öelda punktuaalsust ja siis on teine selline, hakkame tegema, siis vaatame selline, mis juhtuma hakkab. Et neil on väga raske nagu ühist keelt nagu leida, on ju, et ja ma siit, kui edasi minna, mul on üks selline põnev harjutus teiega, mida võiks nagu koos läbi mängida. Ma vaatan, keegi siin kommenteerib midagi. Just, ma tahtsin tuua su tähelepanu sellele, et meil on üks küsimus, et kuidas töötajat oma rolli suunata, et lambad terveks jääks ja hunt oleks söönud. Ja, no võt, siis oleks vaja teada, mis ta tugevused on ju. Et mis on see tema loomupärased omadused ja mis on see tema nagu vajadused ja võib-olla see harjutus, mis me nüüd koos tegema hakkame, meil on õnneks natuke aega ka seda teha, siis see võib-olla annab aimu, et kuidas seda võiks teha töötajaga ka näiteks, et kui on mingisugune olukord ja kui teil on mingi paberpliiats, te võite selle haarata ja kas või paberi peal läbi teha või siis pärast see salvestus jääb teil alles, on ju, et minna süviti sellega, aga ma väga palju meeskondades seda kasutan ja ka individuaalses coachingus ja supervisioonis, et sama näide, et kuidas oma töötajat rolli suunata, on sul kõigepealt vaja teada saada, mis seal taga on, on ju. Miks ta käitub teistmoodi ja kui vaadata seda, et me oleme erinevates olukordades, sa võid tuletada endale sellise konfliktse olukorra kiirelt meelde, mis sul siin lähipäevadel on olnud või mingi segadus, on ju. Et võtame kas või selle sama mingi finantsjuhi teema, on ju, et temal on 20. maksutähtaeg, on ju, olukord on selline, et juht pole talle tšekke toonud, on ju. Tuli endal meelde, et ma pean raamatupidajale homme tšekid andma. ja finantsjuht peab ju oma raportid ja asjad kõik kokku panema ja tal on nagu selles mõttes olukord, kus juht ei ole talle nagu andnud andmeid, materjale selleks, et selles olukorras nagu siis teha oma tööd, olla oma funktsioonis ja oma ülesannete vääriline. See on tema olukord. Nii, kuidas nüüd finantsjuht hakkab käituma? Sa võid oma enda nagu situatsiooni peale mõelda, on ju. Kui ma olen nüüd finantsjuht, on ju, ma lähen, kas ma punastan, hakkan küsimusi küsima, panen käed risti seal koosolekul, nagu tekib mingi füüsiline ja selline käitumislik reaktsioon sellele asjale. No ma ei tea, võib-olla veel saadan mitu e-maili, korduvalt küsin juhi käest, millal saab, on ju, ja selle kõige taga on minu emotsioonid ja tunded, et mis hakkavad mind selles olukorras nagu mõjutama. Et tuleb see kärsitus,
tuleb viha, olen pettunud näiteks finantsjuhina, ma olen väga-väga pettunud, sest et mul on tähtaeg, juht lubas, et teeb õigeks ajaks need paberid mul ära ja ta ei ole seda teinud. Siis tuleb veel mingi enesealetsus, väike ohver tõstab pead. Mina siin pingutan ja teen ja juht laseb mind lihtsalt üle. No täielik, selline ebamugav on olla. Väga selline, ja siis tuleb ka mure. Siis tuleb mure, et aga mis ettevõttest saab, kui me kogu aeg jääme oma maksude maksmisega hiljaks näiteks. Et hakkab ka muretsema, sest ta on nagu selles mõttes ju täpne ja punktuaalne inimene. Ja selle tunde taga, et see mure taga on tegelikult ju meie mingisugune seesama vajadus, meie mingi ootus. Ehk et seesama näiteks see kohuse tunne, et olla täpne, olla punktuaalne, teha asju õigel ajal ära. See on selle nii-öelda finantsjuhi või selle raamatupidaja nii-öelda baasvajadus. Ta muidu ei töötaks selles raamatupidaja nagu funktsioonis. Sest see on tema omadus teha, see isiku omadus ja tema nii-öelda sellised vajadused on seotud sellega, et ta on selle ameti endale valinud. Ja kui ta ei saa inimesena selles funktsioonis tegutseda ja ta ei saa nii-öelda katta oma baasvajadusi, ta ei saa kasutada oma tugevusi, sest selles olukorras keegi tegelikult kuidagi mõjutab teda, siis me lõpuks ei taha selles töökohas olla ja meil tuleb stress ja me hakkame käituma teistmoodi ja me mõjume teistmoodi selles olukorras. Või et kas või see ongi, et kui kellelegi tehakse liiga, ma ei tea, kellegi peale karjutakse, siis tekib ka selline nagu frustratsioon, võib-olla sellepärast, et sa näed, et niimoodi ei käituta inimest. Sinu hoolivus teiste inimeste suhtes on lihtsalt nii suur, et sa hakkad kuidagi siis kedagi kaitsma või käitud teistmoodi jälle, kuidas sa ei taha käituda. Ja sinu mõju võib olla hoopis teistsugune. Et mis mõtted teil praegu tekkisid? Hästi tahaks kuulda, ma räägin nii palju, et äkki tahaks kuulda teid või mingid mõtted, et mis seosed teil tekkisid praegu? Märkasite enda mingit baasvajadust, mis mõjutab teid erinevates situatsioonides näiteks? Ja võib-olla Triinule ka küsimus, et kas ta sai vastuse oma küsimusele? Osaliselt sain küll või vähemalt mõtteid jah, et kust pool otsima, et ma peaks tema tugevusi otsima ja katsuma nendele tugevustele rõhudes kuidagi sobivaid tööülesandeid talle. Või teine asi on tema, et kui tuleb mingi selline konkreetne olukord, siis see on nagu selline coachingu tööriist, et juhina saab nagu küsida, et okei, et mis sina selles olukorras näed, et tema saaks seda ise kirjeldada, siis las ta kirjeldab oma käitumist, las ta mõtleb, et mis selle käitumise nagu taga oli, mis emotsioonid teda valdasid, mis tunded teda valdasid. Ja kui ta jõuab nagu ise selle taipamise ja teadlikkuseni, et vaata, aga see on ju minu jaoks nii tähtis, nagu me selle koera pildi juures tegime. Hoolivus näiteks on ju, mis kõik need heatahtlikkus, mis need märksõnad seal kõik olid, on ju, et siis sa saad ju aimu ka sellest, et mis on tema jaoks oluline. Ja see, mis on minu jaoks oluline, väga palju ju mõjutab siis tema käitumist ja ka seda, kuidas ta suudab oma tugevusi või loomupäraseid andeid nagu kasutada. Ja, aitäh. Väga tore. Kellelgi veel mingeid küsimusi või mõtteid? Vahepeal tekib tunne, et huvitav, et kas see jutt kõnetus või läksid nii sügavale juba, kõik mõtlevad, on juba rohujuure tasandil, nii juurte juures juba, et jõudsite oma lapsepõlve, et kus mul see käitumine ja muster kodeeritud on või? Ja, et võib-olla minu teema lõpetuseks siis ka, et tõesti, et see, mis minu moodul ja minu kirg on selles juhi viie, siis ongi see minu mõjusus ja oma mõju ja käitumise nagu doseerimine siis on ju, et kui Aili on juba need tugevused selgeks teinud ja need loomupärased anded on juba kaardistatud, siis me selles moodulis nagu õpime rohkem oma mõju ja doseerima ja oma käitumist analüüsima ja mida teadlikum oled sa nagu oma käitumisest, seda lihtsam on ka selles meeskonnas ja meeskonna käitumist nagu siis jälgida, et on see siis see chat seal reedene catch-up koosolek on ja on need mingid teised protsessid, on need mingid tegevused, kus sa paremini nagu oskad nagu hoomata iseennast
ja nii-öelda siis oma meeskonda ja paremini seda meeskonda nagu juhtida, et sa saad selleks nagu erinevad siis tööriistad. Üks selline tööriist oli praegu selline näide, kuidas tegelikult teha iseenda reflektsiooni või analüüsi, on ju, jõuda selle arusaamiseni, et kuidas ma käitun ja mis selle taga on ju, ja õppida neid siis nagu paremini kasutama. Et kui te tahate veel küsida, siis minu poolt iseenesest sai kõik, et ma korraks puhkan häält, et võib-olla Aili võtab otsa korraks üle jälle, et meil on veel 5 minutit lõpuni aega. Ja ma vaatan, et meil on siin vahepeal tulnud kommentaare, et kellelgi on häälega probleeme, et äkki need, kes meil siin pildiga on, noogutate, kas teie meid kenasti kuulete? Okei, et siis ilmselt on kellegi arvutis mingi probleem praegu. Aga aitäh, Jaanika, ja räägin siis natukene, vaatan kommentaare, et ka taastus heli sellel inimesel, kellel ta oli vahepeal ära. Aga räägin siis natukene ka meie juhi 5 tegemistest. Ehk et siis nagu Jaanika alustas, et me oleme siis 6 sükest juhtimiscoachi koolitajat koondunud ühise eesmärgi nimel parandada juhtimiskultuuri Eestis. Ja tahame siis anda oma panuse läbi selle programmi ja läbi erinevate muude tegevuste ja juba järgmisel nädalal käivitub siis podcast Juhtimine ilma juhtimiseta. Kui me nüüd jõuame ka korra puudutada seda, et mis see juhtimine ilma juhtimiseta meie jaoks tähendab, võime veel seda korra kommenteerida, aga ma kõigepealt tahaks rääkida veel teistest üritustest. Et 27. ehk et see on juba järgmisel laupäeval toimub selline vahva rabamatk nagu juhi jutud ja see on siis Rabivere rabas algusega Kohilast. Olen ise selle matka läbi teinud ja julgen soojalt soovitada. See on väga mitmekesine rada vahelduva loodusega ja rabagurmee mätastele hüppamine on selline väga-väga mõnus vaheldus sellele igapäevasele argisele juhtimisteemadele, aga me puudutame seal ka juhi jutte ehk et me lõpus siis ka räägime omavahel veel sellest, et mis see juhtimine siis on ja mis need teemad kedagi seal kõnetavad. Ja meie armas kambajõmm Aina Mihkelson veab seda matka. Just. Me ise oleme seal kõik ka kohal, aga Ain on selline rabade kuningas. 16. detsembril toimub teine veebiseminar, mida siis veavad meie armsad kolleegid Olesja Saue ja Reelika Jeferjev ja teemaks siis, kuidas sinu kirg, miks ja tahe aitavad realiseerida sinu ja sinu meeskonna täispotentsiaali. Kindlasti tulge kuulama, usun, et saab olema väga põnev. 13. jaanuaril on siis 3. veebiseminar, kus kolleegid Ivar Raav ja Ain Mihkelson teevad väikse ülevaate siis sellest, et millised on need juhi sügavamad kihid ja mis see vaimne tarkus siis ikkagi on. Ja 27. jaanuaril me juba alustame siis esimese mooduliga, milleks on siis juhi tugevused. Nii et olete väga oodatud ja nüüd enne, kui me lõpetame, tahaks ikkagi veel kuulda ka teie käest, et mis siis täna Tandrekule jäi, mis teid täna kõnetas, mis oli kõige olulisem täna? Ja võib-olla ka mingi ootus tulevikuks, on ju? Jaa, see oleks ka tore. Absoluutselt, jaa. Et kuidas iganes teile praegu paremini sobib, kas keegi tahab võtta mikrofonil mute'i maha ja rääkida otse või siis kirjutage siia chatti, et jube tore oleks, kui me saaksime kas või ühe sõna, mis siit täna siis te kaasa võtate. Jaakule ma 2 sõna ütleksin, ma seda tugevustele põhinevat otsa kaalusin ja seda teist poolt ka nagu nii orgaaniliselt seotud. See tugevustel põhinev analüüs nüüd aitab ikka, eriti kui on suure meeskonnaga tegemist, ikka väga head ja terviklikku sellist oma meeskonda luua. Ja teine pool on see, et kindlasti toob see välja, ma olen ise ka kunagi kasutanud seda, et toob välja nagu, kui see on ausalt vastatud, on jällegi eelduseks, et toob välja juhi jaoks väga head hoovad, et lõppkokkuvõttes kõige parem koolitaja inimesel on ju tema juht
ja juhtimist ei toimu, kui sa ei räägi oma inimesega. Sa saad arendada teda, saad suunata tema arengut, tema nagu tugevuse suunas, saad teda julgustada ka selles suunas, et mina tean näiteks oma tugevusi suhteliselt hästi, ma tean ka oma nõrkusi ja kui sul on olnud hea juht, siis ta paksutabki olla, et kuule, unusta ära nüüd oma nõrkuste pärast muretsemine, et seda enam, kui sul on nagu suur meeskond, et sa saad alati need oma nõrgad kohad kompenseerida oma hea valikuga personali puhul, et saad oma meeskonda moodustada nii, et sul oleks täiuslik komplekt nüüd nendest oskustest ja kompetentsidest, kuhu poole sa tahad liikuda. Et sellised mõtted tekkisid. Suur aitäh. Ja, väga äge, et see selliste koostööpartnerluste leidmine läbi selle tugevuste on ka üks nagu väga oluline teema, nii et aitäh, et sa selle ka veel korra välja tõid. Aga vaatame, vabandust. Vaatame chatti ka, mis meile on kirjutatud. No suht vähe on siin, mõned üksikud, et tahaks teistelt ka kuulata, et mis mõte kõnetas, Kes on veel keegi, kes tahaks jagada otse mikrofonil mute maha ja olete väga teretulnud jagama. Siin on enesekindlust mitu korda mainitud, nii et selles mõttes on see väga tore, kui tänasest tunnist ajast saite enesekindlust juurde, siis tegelikult on see ju juba päris hea. Et äkki on veel mingid mõtted, mida tahaksin veel enne lõppu jagada, et me oleme täpselt 10:31 on kell, et eks me peaksime hakkama vaikselt otsi ka kokku tõmbama, aga eile ma just, võib-olla kui siin keegi veel kirjutab, või tahab keegi rääkida ka, et eile tegin just tagasiside andmise koolitust, Feed Forward koolitust ühele meeskonnale, siis juht ütles ka, et mul võttis 10 aastat aega, et aru saada, et arenguvestlused ja tagasiside vestlused ei ole mõeldud probleemi lahendamiseks, vaid on mõeldud inimese toetamiseks. See oli nagu nii tore nagu peegeldus tervele päevale, et me olime päev läbi seda Feed Forwardi nagu õppinud ja arendanud ja siis ütles nendele noortele juhtidele seda, et kuule, et tegelikult me töötame inimestega, mitte Exceli failiga, on ju. Et see oli siuke kihvt äratundmisrõõm, et aga ärme siis võib-olla seda aega rohkem kuritarvita, et kes soovib meiega suhelda, saavad ju meiega ühendust võtta ja tulemas on uued webinarid ja matkad, nii et kõik on teretulnud. Ja rõõmsat jälle nägemisteni, et olete väga oodatud meie üritustele ja ka võite otse kontakti võtta siis minu või Jaanikaga, kas siis